Tere! Tänään mä räägin sellest stadin slangist, mitä on ka kysytty minun käest. Stadi, Helsinki, N-täht. Tsennaatko? Tunnet, missä täht se on? Boniaat sä suomen kieltä? Saat aru suomen kielestä vai? Mä en snaijaa, että tää ei painu kaaliin. Mä ei saa aru, että se meiltä ei jää. Hiffaat sä? Saat aru. Omasta. Kasuttasin praegu kokku neljä erinevat arusaamise tekusana, missä on kõik tänapäeva kõnekeeles, mõni on üle Soome levinud, mõni selgelt näitab, että ma olen Helsingist, kui sa niimoodi ütled. Et släng on väga vana nähtus, see stadin slangi. Se on nii vana, että internetis on andmed natuke nii ja naa. Et ma usun pigem Heikki Paunonen nimelist uurijat, kelle arvates släng Helsingis hakkas kujunema 19. sajandi 70-ndatel, 80-ndatel ja kindlasti oli ta olemas juba 1890. Et sellest ajast pole väga palju kirjalikke allikaid. Esimene kord, kui släng on kirjanduses, on üks noorsooromaan, mille on kirjutanud Olli Malmberg 1915 Katupoikia. Selle leiab Yle Areenast, seda võib kuulata. Katupoikia. Dialoogides on seal kasutatud slängi, mis on natuke teistmoodi loomulikult nagu see släng, mida hiljem õpiti tundma stadin slängina. Näiteks kas või see stadi oli staidu tollal. Me räägime nüüd väga ammustest aegadest. Olli Malmberg lapsepõlves. Ta kasutas hiljem ka kirjaniku nime Olli Mala. Ja 27-aastaseks elas see kirjatsura. Heikki Paunonen on muidu kah uurinud väga palju stadin slangi, kuidas släng arenes alguses Soome perekondade noored, kes olid kolinud Helsingisse 19. sajandil. Nad ei tahtsid eristuda kuidagi nende vanemate murdekeelest ja nad võtsid šnitti väga palju rootsikeelselt elanikkonnalt Helsingis, kõrgklassilt. Ja see töölisklassi noored hakkasid rääkima oma keelt, mis on täitsa oma nagu pitchini keel. Väga palju sõnu oli alguses sealt rootsi keelest, aga neid hääldati soomepäraselt. Ja hiljem tuli ka vene keele sõnu sinna sekka ja släng on mitu etappi läbinud oma arengus. Aga algselt kasutasid seda ainult töölisklassi kutid. Ja kui nüüd Heikki Paunoneni uskuda ja miks mitte, levis släng noorsookultuuri osaks alles peale teist ilmasõda. Ja samas kui Ameerika inglesekeelne popkultuur maandus Soome, imbus Soome noorte keelepruuki 50-ndatel ja 60-ndatel, siis möödunud sajandil 1950 alates siis tasapisi släng või selline niimoodi paljude arvates see õige släng mandus. Aga miks see minu, ma saan aru nendest inimestest. Kui ma mõtlen oma
lähedaste peale. Ma saan aru, et no, et enne oli nagu, siis oli õige, siis oli muru oli rohelisem. Aga ka see keel, milles mina üles kasvasin Helsingis, ma olen sündinud Helsingis ja kasutasin kuni 14. peaaegu 15. eluaastani kõnekeelt, Helsingi kõnekeelt igapäevaselt ja kirjutasin muidugi koolis kirjakeeles. Aga see äratundmisrõõm on alati tohutu, kui ma võtan kas või selle piilupart Donaldi, mis on slängis. Ja kui ma täitsa juhusliku koha võtsin siit niimoodi, kus Aku läheb Iinese juurde, kui ma loen siit niimoodi, et Aku, mitä sä täällä duunaat? Missä tiesit, että mä oon systerillä? Sitä paitsi missä oot notkunut? Tää oli ihan tsäkää. Älä väitä, että sä unohit. Meidän piti tänään tsiikaa se Arskan pätkä. Mä sitten ilmaisen venaan sua, mutta äijä ei viittees ringaa. Sit sä tuut tänne heittää jotain pimeät legendaa ja luulet, että mä unohdan mut. 5 minuutin kuluttua. No heitä nyt joku kommentti. Sori, älä keuhkoon, mennään sinne leffaan. Okei, mut systerin kersot tulee sit mege. Mieltsi! Me ollaan aina digattu Arskan leffoi. Mai lukenut isegi minun mielestä ekstra kiiresti. No siinä on näha, että se, mis mulla on emakeel, vot seda ma panen nagu kuulipilduja. Ja see on Helsingi kõnekeel paljude uurijate arvates. Aga see Helsingi kõnekeel on, selle juurikas on ikkagi slängis. Ja ma olen väga uhke selle üle. Nii et kui te panete tähele, ma ei väida, et ma olen mingi slängi spetsialist. Ei ole. Aga nii hea on lugeda seda. Ma näitan natuke. See pole oluline siin, millest nad räägivad. Ma ei hakka seda tõlkima eesti keelde. Et jah, minu käest on küsitud, mis asi see Stadin slangi on. Ma arvan, et ma vastasin sellele küsimusele juba ära. Aga on ka tegelikult selline identiteedi väga suur osa paljudele. Mina sündisin 1973. Nii et see släng, mis on mulle omane, on loomulikult 70. ja 80. släng. Väga palju on muutunud maailm sellest ajast ja ka släng Helsingis. Ja jumal tänatud ta on muutunud. See näitabki, et noorte sõnaloome on võimas. Ja ma olen väga uhke selle üle, et ma olen sündinud Helsingis. Põline, no ja et küll ma põline helsinglane selles mõttes ei ole, et ma olen kolinud sealt vahepeal ju mitu korda ära. Aga iga kord, kui ma lähen Helsingisse, siis ma kasutan Helsingis päris palju slängi. Kõik saavad kohe aru. See on Helsingist. Miks mitte? Kui ma Londonisse lähen, ma ei saa rääkida inglise keelt niimoodi, et nad vaatavad, et näe, sa oled Chelseast. Aga Helsingis mul see võimalus on. Paljud vanamehed tegelikult eputavad selle oma slängiga. Nii et nooremaid isegi võib-olla jääb närvi see. Aga see tähendabki, et iga põlvkond on uhke nende slängisõnade üle, mida nemad oma nooruses kasutasid. Tavaika ja maika, puhvaika. Täna sai pikk tund. Jätke meelde, mis asi on Stadin slangi. Hiffaat se nyt. Tsennaat se, mistä on kysymys. Oniatko? Snajatko? Ise võitte nupputada, mis keeltest need võiksid olla
pärit. mina ei taha õpetada teile kõike, vaid ma tahan, et teil tekib huvi õppida soome keelest. kõik.